Ja ei saa kiusatusest lahti lugeda ette üks Eduard Vilde Pilke lugu, et te saaksite ise otsustada Eduard Vilde naljade üle. Minu isa meie uueks aastaks 1927. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, kui võtad teha heaks, mis on Eestis halvasti. Meie igapäevast leiba anna meile, aga mitte enam sihukest viletsakest, nagu müüakse meile pealinnas ja mis on küpsetatud nende suurveskite jahust, vaid säärast head, mida süüakse provintsis, sest meil ei ole aega käia külast leiba toomas. Ja ära luba välja vedada inglastele, sakslastele ja muile meie kaugemaile üleaetseile kõike, mis muidu kõlbab süüa, ega jäta meile endile, mis mitte ei kõlba süüa, sest sinu tahtmine ei või olla, et ühe kultuurriigi oma kodanik peab elama mädamunadest, hobujunni peekonist ning võist, mis sünnib hädavaevalt vankrimäärdeks. Ja ära saada kauemini kiusatusse neid härrasid Toompeal selle kokkuhoiu kirega meie kultuurikulul, vaid päästa meid ära sest kurjast, mis kipub sulgema meie teatreid ja kontsertsaale, sest veel on meil ajusid, mida hipodroom, staadion, kino ja Foxtrot-kohvik üksi ei rahulda. Ning vala oma vaimu kõigi peale, kes tunnevad aabitsat, ja ilmuta neile, et raamat on tehtud inimestele lugemiseks, aga mitte hiirtele närimiseks, ja et raamatusurm tähendab rahvuse surma. Ja anna mulle tagasi mu ainus hästi nägev silm, et ma võiksin näha, kui korralikult sa mu palvet täidad. Ei suvatse sa viimast mitte teha, siis tea, et lähen taarausku ja kutsun kõik teised eestlased kaasa. Ja keela kõigile ära minult küsimast, kus on mu valitsuse poolt 2 aasta eest kingitud uus kodu, sest seda sa ei tea isegi ning mind hakkab see alatine pärimine juba tüütama. Aamen.